Tere! Mina olen Maria Ehrenberg ja ma lõpetasin gümnaasiumi 4 aastat tagasi. Mina olen Eerik-Richard Salumäe ja mina lõpetasin gümnaasiumi 3 aastat tagasi. Jep. No nii, hakkame peale. No, see mure näiteks, mis on näidendis, et isa on välja valinud kaaslase oma tütrele, et seda otseselt nagu ei ole isiklikult ei ole näinud ega kokku puutunud ega kuulnud. Ma arvan, et kuskil on see ikka olemas, et mingite noorte jaoks maailmas see on ja arvatavasti probleem. Aga... Jah, aga samas selle isa teemaga on see, et jah, ma arvan, et me valime lapsed valivad ise, kellega nad tahavad koos olla, aga samas, kui valus on nende inimeste jaoks, siis ma usun, et seda on, et kui vanemad ei kiida seda heaks. Et seda võib-olla on ikka, ma usun, et seda on ja et see on väga raske tegelikult, kui sinu vanemad, keda sa armastad ja inimene, keda sa siis armastad teisel viisil, et kui nad ei saa kuidagi koos hästi läbi, siis see on, ma arvan, päris kurb ja selles mõttes ma ütleks, et see teema on nagu alles. Aga see nagu toimimismehhanism, see meeleheitlikult armunud olemine ja enda nagu täiesti nagu kellegi ette viskamine, see, mida näiteks Helena teeb või see, et seda on hästi palju, ma arvan, see läheb ju popkultuurist igalt poolt nii palju nagu läbi ka, et ikkagi enamik laule kirjutatakse ju armastusest niikuinii ja siis veel eriti nagu murtud südametest ja asjadest, et see on ju väga teemas. Ja ma olen päris palju selle lavastuse protsessi käigus saanud niimoodi öelda kellegi oma sõbra kohta, et tal on praegu täiesti Helena olukord või et ta on praegu täiesti Demetrius ja Lysander ja Hermia või et kuidagi see suhtevõrgustik on täpselt sama kohati, et see on isegi naljakas. Võib siis justkui öelda, et inimloomus kui selline ei muutu liiga palju ajas või? No kohe üldse mitte, tundub kohati. Ja seda analüüsides vähemalt, et kui palju endal on samu probleeme. Sest saate teada, et püüramus ja dispe vestlesid läbi müürikraav. Müüri ei saa midagi sisse tulla. Kui ma olin põhikoolis ja siis ma käisin vaatamas enda siis kooli gümnaasiumi teatriaru ühte lõputükki, ma käisin 3 õde vaatamas Tšehhovilt ja minu jaoks oli see täielik nagu iba, sest et mulle lihtsalt tundus, et see kõik on nagu nii nagu mõtetu sükene nagu argine jutt, mis nad räägivad, et mingi kuradi tee tegemine ja mingi või et see kõik tunduski süke, et nagu millest nad räägivad, et see on täiesti nagu tühi. Ja siis, aga et eks vanusega tulevad mingid kogemused ja mingid teadmised ja siis see kõik hakkas kuidagi avanema, siis mul nagu gümnaasiumis ma enda jaoks ka, et kuidagi et see, mis mind aitas kuidagi sellest avaneda, oligi see, et ma hakkasin lugema näiteks Tšehhovit ja siis mul aitas muidugi palju see kaasa ka, et mul olid inimesed, kellega seda koos analüüsida ja vaadata. Selles püüramuse ja dispe kometimängus on asju, mis ei või kuidagi meelt mööda olla. Esiteks peab püüramus mõõga tõmbama, et endale ots peale teha. Ma arvan, et see tõukab jõudsalt teemale, et see tekst on hästi nõudlik just nagu lugedes ka, aga ma arvan, et eks see hirm tulebki sellest, kui see alguses ei saa aru ja sageli, kui see ei saa kohe aru, siis tekibki see mingi trots, et siis et asi ei ole minus võib-olla, vaid asi on selles, et see on loll või kuidagi niimoodi, et see võib vahepeal nagu tekkida. Jah, see oli tore, aga võtke see nüüd uuesti samast poole pealt, et ära ei tapa. Mind natuke hirmutasid need igasugused Kreeka müütide tegelased ja mingid võrdlused või just nimed, mida seal on ka kasutatud. Aga siis Inglismaal kui me käisime nüüd vahetussemestril, siis üks õppejõud ütles, et nende tegelaste jaoks need Kreeka müütide tegelased on nagu meile mingid võib-olla tuntud seriaali tegelased, et see on nende jaoks niivõrd tavapärane. Et siis ma sain aru, et võib-olla ma ei peagi teadma otseselt, mis selle nime taga peitub, aga ma saan aru, et see on talle keegi lähedane, keda ta saab nagu näitena tuua siis enda jaoks.
et võib-olla see ka aitab ja kasvõi see näiteks, et leiab hästi palju lahedaid uusi viise, kuidas tõesti võib-olla sõnastada või mida isegi kasutusele võtta, et näiteks Shakespeare'i solvangud on päris mahlakad, et soovitan kuulata. Oskad sa mingit näidet tuua, mingi solvangu? Ja näiteks põnn, tammetõru, lääge leotis, meie näidendist, ülejäänud jäävad saladuseks hetkel. Tunnid üheskoos, nii kirusime pälejalasest aega. See kõik lahkumine on unustuslik. On olnud lapsepõlv, sõpruskoolis. Siis Hermia, kui taide jumalannad, me ühel padjal istusime koos. Üht lille tikk. Noh, minu jaoks on see vist see hetk, kus Herzog Theseus 5. vaatuses on just ära vaadatud näitemäng ja siis ta tõuseb püsti ja astub paar sammu ja kuulutab niimoodi hästi ametlikult välja kõigile, et no nii, et nüüd armastajad ja kõik sängi. Ja siis see on nii absurdne, et see iga kord tekib mingi väga suur naerupahvakas ikka seal kuskil lava taga või kus ma olen. Minu jaoks, ma arvan, on üks selline koht, kus kõige arglikum lõvi maailmas hoiatab, et keegi teda ei kardaks. Hea tööd. Lahkuminek on nii armas kurbus. Romeo ja Julia. Otsitud armastus on hea, kuid otsimata armastus on parem. Oota. Ei tule küll meelde kohe. Ei tule jah, mõtlen, et kas see on kuskil. Ma ei tea jah. Panustage midagi. Okei, ma panustan 2 veronlast. Ma pakun ka 2 veronlast. Tegelikult on 12. öö. Oi. Okei. Nii, ja viimane on, ei piisa ainult rääkimisest, vaid tõest rääkimisest. See on ka nii... See võib olla kõigis näidendites. Ma mõtlen, et... Ma pakun täiesti huupi Otello. Ma pakun Hamlet. Suveunenägu. Mis asja? Ei, meil ei ole seda. Vau. Ei piisa ainult rääkimisest, vaid tõest rääkimisest. Äkki mingi... Äkki see on mingi teine tõlge? Peame vaatama, kus see... Ja meil on see, et ei piisa ainult rääkimisest, vaid peab rääkima õieti. Kas see võib olla nii või? Võib. Meil on siuke lause olemas. Ja. Aga ma ei mäleta, kes seda ütleb. Kas sa tead, kes seda ütleb või?